mina jõudsin nüüd siia AHA keskusesse ja võin öelda, et see atraktsioon on raudselt üks selline, mida peab lihtsalt proovima. Otsime üles Riina ja räägime temaga, mida põnevat siin veel teha saab. Kuna AHA keskuse peamiseks missiooniks on väärtustada õppimist, pakkudes avastamisrõõmu kõigile, siis meie keskust külastades pakume kindlasti huviväärset ja huvitavat nii täiskasvanutele kui ka lastele. Ehk siis tegelikult kõik külastajad saavad igapäevaselt osaleda meie vaatemängulistes teadusteatrietendustes, peale selle töötubades ning kõik astronoomia huvilised on kindlasti oodatud meie täisväärilisse planetaariumisse. Igal koolivaheajal korraldab siis AHA keskus teaduslaagreid ja teaduslaagrite toetajaks on meil omakorda Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ehk siis teaduslaagritesse me ootame kõiki 10 kuni 13 aastasi noori ja laagri käigus me siis õpime tundma loodusseadusi läbi aktiivõppevormide, mis siis tähendab seda, et me kaasame võimalikult palju kõiki laagri lapsi tegevustesse. Ehk siis toimuvad erinevad teadusteatrietendused, töötoad ning lisaks korraldame ka erinevaid väljasõite ja erinevatesse teadusasutustesse kui ka laboritesse, kuhu siis tavainimene iseni lihtsalt ei satugi. Teaduslaager toimub siis linnalaagri formaadis, ehk siis tavaliselt toimub see 6 päeva ja ööbimine peab siis olema oma kodus või siis oma vanavanemate või siis tuttavate juures. Ja järgmine laager toimubki juba sügisvaheajal, ehk siis 21. kuni 26. oktoobril ja seekordne laager on siis vee- ja õhukeskkonna teemaline. Nii et see kindlasti tõotab tulla nädal täis põnevust ja avastamisrõõmu kõikidele lastele. Kuidas peaks toimima, kui tahaks sellisesse AHA keskuse laagrisse tulla? Kogu informatsioon ja registreerimine käib siis meie kodulehekülje kaudu www.aha.ee. Mis hakkab toimuma järgmises laagris? Kuna, nagu juba öeldud, siis järgmine laager on vee- ja õhukeskkonna teemaline, siis võin juba ära öelda, et kõik laagris osalenud saavad valmistada omaenda ilmajaama. Peale selle uurime Emajõe veestikku, ehk siis võtame veeproove, uurime neid veeproove siis mikroskoobi all ja otse loomulikult külastame siis mitmeid erinevaid teadusasutusi. Teaduskeskus AHA on avatud esmaspäevast pühapäevani alates kella 10 hommikust kuni kella 7 päeval ning reede ja laupäev oleme lausa avatud kuni kella 8 õhtul. Ning meie keskuses on veel võimalik kuni oktoobrikuu lõpuni külastada Läänemere keskkonna ja toitumisteemalist näitust AHA Räim tomatis. Nii et kindlasti kõik, kes ei ole veel seda näitust näinud, siis tulge kindlasti meie keskusesse. Teil on aega kuni oktoobrikuu lõpuni.